Mina olen Külliki Tahvel-Viia ja see on saade Strateegia Akadeemia. Strateegia Akadeemia on saatesari, kus räägime erinevate valdkondade tuleviku arengutest ja nende ees seisvatest väljakutsetest. Tänases saates me räägime küberturvalisusest. Kui muidu elu meie ümber on muutunud järjest turvalisemaks ja elukollale kiputakse pea 10 korda vähem kui 90-ndatel, siis küberohud on samal ajal kogu aeg kasvanud. Ehk kuritegevus on kolinud tänavalt internetti. Iga kuu registreeritakse täna küberrünnakuid rohkem kui Ukraina sõjaeelsel perioodil terve aasta peale kokku. Kuidas sellises olukorras peaks seadma sihte Eesti koostamisel olevas küberturvalisuse strateegias? Kas küberturvalisuse nõuete karmistamine vähendab või hoopiski suurendab ettevõtete konkurentsivõimet? Ja kuidas järjest digitaliseeruvas maailmas säilitada tulevikukindlust ja kas digiriik Eesti saab olla siin suunanäitajaks? Nende teemad üle me tänases saates arutamegi. Ma olen teemal arutama kutsunud 2 vaieldamatut valdkonna eksperti ja mul on neid väga hea meel kohe ka tutvustada. Meil on Gert Auväärt, Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal. Tere, Gert! Tervist! Ja meil on Lauri Alman, Cyberexer Technologies nõukogu esimees ja Info- ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige. Tere, Lauri! Tervist! Tänan kutsumas! Absoluutselt, rõõm näha teid siin. Alustame sellise isikliku kogemusega. Et kindlasti on teie elus olnud varemalt midagi, kus te ei ole infot ja andmeid kogunud, säilitanud, hoidnud selliselt, mida te täna võib-olla kindlasti enam ei teeks. Ehk tegite midagi sellist, mis täna tagasi vaadates tundub, et oi. Gert, sul on kindlasti mõni tore lugu rääkida. Ma võib-olla alustaks siis sellest, et kui keskkooli lõpp, ülikooli algus, selline aktiivsem kooli ja hariduse eesmärgil siis erinevate infosüsteemide kasutus ja nendesse koolisüsteemidesse logimine, et see toonane halb praktika siis 90-ndate lõpus oli seda sama parooli kasutada mitmes erinevas kohas. Ehk et see on miski, mida ma tänapäeval kindlasti enam ei teeks, kuna meie teadmised selles vallas on arenenud ja turvalisus seisneb osalt ka selles segmenteerimises, et kus ja kuhu sa asjadega ligi saad. Ja võib-olla teine lugu, mis puudutab kõiki lapsevanemaid, on see, et küberturvalisus teie lastele jõuab kohale esimest korda siis, kui nende Steam'i konto üle võetakse või mõni muu mänguri platvormi konto, et siis järsku on see väga aktuaalne teema, et need oleks võib-olla need näited, millele ma esimese hooga peatuks. Lauri, kuidas sinuga? Ütleme, mul on ka 2 näidet. Üks on selline kitsam näide on see, et ma ei olnud üldse sõber password halduritega või nende salasõna pankadega, aga nüüd ma olen selle sõpruse kuidagi leidnud, et see on täpselt see sama näide, et ikkagi, et kui need passwordid muutuvad järjest keerulisemaks, siis me peame seda probleemi hakkama iseenda jaoks lahendama. Mul on palju teisi lugusid ka veel, ütleme, aga üks, mida võib rääkida täpselt nagu andmete hoidmisest, ülejäänud ma võin jätta veel varusse siia saatesse, on see, kui me kuna me oleme majandus-kommunikatsiooniministeeriumis, siis on kohane rääkida. Meil oli aastal 2009, kui ma ei eksi, oli selline konverents nagu Tallinn SIIP, Critical Information Infrastructure Protection, ehk siis Tallinna kriitilise infoinfrastruktuuri kaitse koosolek, kuhu kutsuti tol ajal kõik sellest vastutavad Euroopa Liidu ministrid. Tallinn oli esimene, kes tahtis seda nii-öelda teha. Ja mul oli rõõm osaleda ka selle konverentsi korraldamisel. Mõtlesime, et mis oleks selline cool ja innovatiivne kingitus, mida külalistele jagada, ja loomulikult said kõik külalased endale mälupulga. Ja see tekitas juba siis mõnedes delegatsiooni liikmetes, see oli kui cool, et hakkame seda kasutama. Paljudes, aga mõnedes Soome ja seal võib-olla Saksa ministrid olid pehmelt öeldes üllatunud, et rohkem seda ei teeks, ütleme nii. Et kui Hiinas konverentsil antakse kingituseks mälupulk, et siis tõenäoliselt ei võtaks seda isegi mitte kaasa. Aga tuleme Eesti olukorra juurde. Gert, mis hinnangu sa täna tegelikult annaksid Eesti küberturvalisuse olukorrale? Ütleme riigi vaatest. Sellele küsimusele
on selles mõttes keeruline vastata, et kõigepealt tuleb alati tuua see võrdlusmoment, et millega või kellega võrreldes. Et kui võrrelda paljude teiste riikidega, kuidas meil läheb, siis meil läheb tegelikult võrdlemisi hästi, kui mitte öelda, et väga hästi. Aga kui vaadata samas kõike seda, mis meie küberruumis toimub, siis on olukord muidugi keerulisem ja tõsisem. Nii et kui ma peaks praegu andma siin puusalt 5 pallisüsteemis hinde, ma annaks selleks hindeks 4. Nii, Lauri? Minul on, ütleme, kui me võrdleme kitsalt nagu riiki, siis mul on ka jälle üks väga hea teine võrdlusmoment, et kuna ma töötasin ise riigisektoris, täpselt siis aastal 2007, kui toimusid need esimesed ründed. Ja kui ma võrdlen tänase päevaga, kui on toimunud ründed, mis on ikkagi, Gert võib-olla kinnitada, võib-olla sa ei saa kinnitada, aga ütleme, on ikkagi kuuldavasti nagu olnud kõvasti suuremad oma mahult kui need, mida me 2007 nägime, siis võrreldes sellega, kuidas Eesti inimene oma igapäevaelus neid ründeid on näinud või tunnetanud, on vahe ikka kolossaalne. Tegelikult, mida tuleb öelda, on see, et riik on teinud korralikke investeeringuid, korralikumalt kui paljud teised. Me oleme mõelnud läbi, see on eraldi küsimus, kas ütleme ühele või teisele huvigrupile midagi meeldib, aga me teeme juba, kui ma ei eksi, 5. põlvkonna küberturvalisuse strateegiat riigis. Me mõtleme selle peale juba nii-öelda 5. põlvkonda tegelikult. Ja põhiline on just see, et need inimesed ei ole tegelikult tunnetanud neid ründeid nii teravalt, mis on toimunud ja ütleme, pigem teravamalt tunnetatakse neid ründeid, mis on täna toimunud erasektori vastu. Et küberturvalisus on selles mõttes hästi kummaline valdkond, et edu on väga harva premeeritud. Et selles mõttes, et kui tohutu hulk inimesi teeb tohutult head tööd, investeerib tohutu hulga raha ja mitte keegi mitte midagi ei tunneta, siis justkui teeb küsimus, et võib-olla see küberturvalisus ei olegi nii suur probleem. Ja siis, kui käib mingi kohutav pauk, kus kõik andmed lekivad ja sul on nagu hästi suur jama, siis öeldakse, võib-olla me peaksime siia raha panema. Et ebaedu premeeritakse alati rahaga. Ja kui sa oled nagu kuidagi edukas, võib-olla peaksime raha natuke vähemaks, et probleemid ei ole nii suured. Et see on selles mõttes asi, mida nagu alati silmastada. Ma arvan, et need reitingud, kus Eesti täna on ausad reitingud. Et me oleme kõrgelt hinnad kolmandal kohal 2 reitingus. Need on olulised, et selles mõttes, ja ma ütlen ka, ja on oluline tegelikult jätkata neid investeeringuid. See on kohutavalt suur osa küberturvalisus spetsiifiliselt. Üks on digitaalne transformatsioon ja üldse e-teenused, aga teisest küljest ka küberturvalisus. See on kohutavalt suur väärtus, mida me tegelikult oleme siin arendanud ja kasvatanud ja see on väga suur osa täna Eesti brändist. Ja selles mõttes, et see investeering küberturvalisusse Eesti puhul tegelikult tähendab ka investeeringut majandusse laiemalt meie ekspordivõimesse. Ma võin seda näiteks öelda, et ma töötan Eesti küberturvalisuse ettevõttes. Kui ma tulen Saksamaalt, täna me kohtusime president Steinmeieriga. Meil on väga uhke öelda, me oleme Eesti küberturvalisuse ettevõtted, meid vaadatakse tegelikult teistmoodi. Ma ei kujuta ette, kuidas oleks teha küberturvalisuse äri, kui ma peaks ütlema, et ma olen Läti küberturvalisuse ettevõte. Et vähemalt selles osas me oleme kindlasti lõunanaabritest paremad, on ju. Aga Gert, kuidas sa tunned, et kas sa saad pigem rahulikult öösel magada, et Eesti läheb hästi või tegelikult mitte, et sinul oleneb ju sellest, et kas me vaatame seda kõrget positsiooni mingites indeksites või tegelikult seda järjest kasvavat küberrünnakute arvu? Kas magamisega on lood? Inimesele uni on väga oluline, et välja puhanud inimene teeb oluliselt kvaliteetsemat tööd päeva jooksul kui see, kes siis vähkrab küljelt küljele ja ei uinu. Mis ei tähenda seda, et sel hetkel, kui siis ärkad, ei peaks iga inimene meist, iga Eestis elav inimene tegelema küberturvalisuse ja oma andmete kaitse, nende parimate praktikate rakendamisega, olgu selleks mitmikautentimine või need samad paroolihoidlad, millele Lauri viitas. Et neid samme, mida me ise peame selleks tegema, on hästi palju, et see ei ole miski, mis tehakse minu eest ära. Loomulikult saab nii Eesti erasektori küberturvalisuse ettevõtted pakkuda seda teenusena, kui riik, peamiselt siis avalikule sektorile ja kriitilisele taristule, mis on Eestis erakätes, osutada seda keskset kaitset, tegeleda selle ennetuse kõige muu taolisega, aga igal ühel meil siiski on tegelikult endal isiklik roll nii eraisikutel kui ettevõtjatel kui ametnikel, kõikidel meil, et selles mõttes selle peale tasub igas oma päevas hetkeks vähemalt mõelda,
et kui öeldakse, et andmed on see uus kas siis nafta või kuld, siis me peame seda kuidagi kaitsma, me peame selleks samme võtma. Aga ma jätkaks siit kohe, Gert, sinuga, et mis on tegelikult need peamised väljakutsed nagu riigi vaates küberturvalisuse osas? Kui peaks mingi 3 näiteks nimetama? Jaa, aitäh. Ma võib-olla ehitaks esimese asjana selle sama Lauri viidatud rahastamise peale. Väga tore, et nüüd on paaril järjestikusel aastal aru saadud sellest. Küsimus on selles jätkusuutlikus rahastuse mudelis. See on see, et see ei saa olla õhinapõhine, see ei saa olla projektipõhine, et nüüd võtame kätte ja ehitame siia ühe suure müüri. Me peame pärast ka seda sama müüri käima üle vaatamas, kontrollimas, et see ei variseks, uuesti krohvima, võõpama. See on elukestev, see on kogu selle, me peame neid asju tegema kogu elutsükli ulatuses. Me ei saa seda teha nagu üks asi tehtud ja liikuda edasi. Ehk see on võib-olla üks. Teine väljakutse ikkagist, kust ka need ohud ja riskid tulevad, on endiselt ikkagist see sama inimene, ehk asi, mis on siis selle seadme ja tooli vahel, kes peab omama ülevaadet, kuidas ta seal toimetab, selleks on erasektor osutanud nii teenuseid kui igasugu teste, kui igasugu muid mõõdikuid, millega inimene saab nagu teada, kas ja kui teadlik ta on meil see IT-vaatlik portaal, on ka selline nii-öelda igamehe kübertest, et ta teeb selle ära ja saab mingisuguse ausa tagasivaate. Ehk et need on võib-olla need peamised asjad, millele ma kohe esimese hooga keskenduks, aga neid on kümneid ja kümneid veel, et ma tulen selle intervjuu käigus siin nende juurde. Absoluutselt, aga Lauri, siin hästi palju käis jutt läbi just teadlikkusest ja teadlik olemisest. Et kui sa nagu vaatad nagu erasektorile, ettevõtetele otsa, et kui teadlikud on ikkagi täna nendest küberohtudest on Eestist? Ma ütleks niimoodi diplomaatiliselt, et järjest teadlikumad. Ja ole vähem diplomaatiline ka. Aga kindlasti probleem sellega on, et suur väljakutse on see lihtne kontseptsioon, et ehitada küberturvalisus osaks oma ärimudelist. Et seda tegelikult teha on raskem, kui välja öelda. Siin on teised seotud küsimused, et kuidas me vaatame küberturvalisuse igasuguseid investeeringuid, kuidas tegelikult erasektoris erinevad osapooled on julgustanud teatud riskikäitumist, kuidas mõnes osas riigi poliitikad on teatud käitumisi julgustanud, et ma toon konkreetseid näiteid, et erasektoris hästi suur probleem täna on lunavara, ransomware. Kui sa oled eraettevõtte ja sul on veebisait, rääkimata mingisugustest teenuste pakkumisest online, siis ettevõttena sul peab olema strateegia selleks, kuidas, või mitte isegi strateegia, vaid plaan, konkreetne plaan, mida sa teed, kui sinu andmed võetakse, satuvad lunavara rünnaku alla. Kus need on? Kas meil erasektoris täna on kõikidel sellistel ettevõttel täpselt selline plaan ja kas nad teavad, mida sellisel puhul teha? Ei ole. Nüüd, siin on teine äärmus, on see, et kuidas me suudame tagada sellistel juhtudel parema infovahetuse riigi ja erasektori vahel, et kuidas me julgustame seda, et sellist turvalisust tekitab tegelikult usaldus ja läbipaistvus. Ja nüüd, et me ju teame seda, et erasektori ettevõtetes tekib jälle, kui sa satud lunavara rünnaku alla, tekib see olukord, et tekib kiusatus maksta. Ja nüüd turul täpselt samamoodi on väga palju pakkujaid, kes aitavad selle teenusega, ütleme küberkindlustusfirmad, väga suur osa, isegi ma mõtlen ka maailmas, ma räägin ainult Eestist, väga suur osa küberkindlustuse tööstusest tegeleb ka sellega, et nad lihtsalt teevad, hoiavad ransomware'i walleteid, teevad neid makseid, juhul kui sa satud ründe alla. Nüüd riigi seisukoht traditsiooniliselt on olnud, ja ma ei mõtle ainult Eesti riiki, me oleme teinud näiteks küberõppusi rohkem kui 30 või isegi 40 maailma riigis. Ja me oleme küsinud seda küsimust kõikide riikide, sertide ja ka politsei ja kriminaalpolitsei ja palju teiste võimu riiklike asutuste käest, kas te toetate ransomware'i makseid. Ja siiamaani see trend on olnud kindlasti mitte, see on nagu pantvangidega, pantvangidele maksmine, terrorismi ja nii edasi. Ja tegelikult
nüüd see tekitabki selle, et sul on turul ühel pool see kindlustusmaksja, kes ütleb, okei, me maksame. Teisel pool on riik, kes ütleb, see on kohutavalt ebaeetiline ja seal vahel on see ettevõtja. Ja mis juhtub, on see, et tal on neid andmeid vaja, ta läheb selle kindlustusandja juurde, teeb selle makse, aga kuna riik ütleb, see on ebaeetiline, ta ei anna riigile selle kohta infot. Et meil on nagu 2 suurt probleemi. Nüüd tegelikult, mis on tekkinud viimasel ajal, mis on oluliselt paranenud, on see, et erasektori ja riigi koostöös tehakse neid makseid. Oleme näinud seda Ameerikas, Hollandis, igal pool mujal ja see on tegelikult osutunud edukaks strateegias. Jälle võime hiljem sellest jätkata. Aga selline just niimoodi põhilised teemad, väga konkreetsed ohud, transparentsus, usaldus ja ütleme üldiselt see, mis nagu turul toimub, et kuidas neid ärimudeleid korralikult üles ehitada. Ma võib-olla haaraks ka siin selle, ma tean, et sa tahad järgmise küsimusega edasi võtata, aga 60 sekundit peatuks sellele, et Riia küberturvalisuskeskuse suurim osakond on CERT.ee ja CERT monitoorib, seirab Eesti küberruumi.ee domeeni ööpäevaringselt. Ja kui me leiame seal mingeid haavatavusi, näeme kohti, kus on reaalne ohukoht, siis me teavitame sellest koheselt. Et see üks selle era- ja avaliku sektori koostöö element on see, et me kahjuks seni ei näe seda, et alati seda teavitust tõsiselt võetakse, et sellele reageeritaks. Ehk mida me näeme on kahetsusväärselt see, et see haavatavuste ärakasutamine, kui see ennem oli nädalate ja kuude küsimus, kui mingisugune asi oli lahti, siis nüüd on see tundide küsimus. Ehk meil on vaja nagu väga kiiret reaktsiooni ja siin nagu sellist head lahendust, kuidas see toimib, et see ongi miski, mida me peame koostöös siis ITL-i erasektoriga laiemalt nagu arutama, et kuidas saab seda koostöö poolt ka ja siis kirjutan alla ka sellele väitele, et see lunavararünnete trend on kahjuks negatiivne. Ja tihti on seal ka mitte ainult see selles mõttes teavitamine, vaid on ka see häbielement. Et ettevõtja ei taha peamiselt oma klientidele suunatuna seda infot välja anda, et ta sellise asja ohvriks üldse langes ja et selline asi juhtuda sai. No ega arusaadav ka selles mõttes, et ta kardab kaotada klientide usaldust tema suhtes. Aga tuleme selle juurde tagasi. Aga see usaldus tekib kommunikatsioonis, me võime sellest eraldi veel rääkida. Aga Eesti jälle samamoodi. Kuidas Eesti, kõik ettevõtted, ka seal suured need samad salasõna haldusettevõtted, keda on samamoodi häkitud, meil kõiki häkitakse. Kui sa suhtled aktiivselt ja kui sa teed sellise rahuliku kommunikatsiooni, siis tegelikult ütleme, seal mitte midagi hullu ei juhtu. Et see on ebameeldiv, võib-olla käib mingisugune jõnks, aga tegelikult selline kommunikatsioon on alati edu alus. Samamoodi 2007 meil oli tegelikult, ütleme ka valitsuse kriisikomisjonis reaalselt plaan see siduda lahti pronksi ööst, öelda, et see on lihtsalt mingi tavaline klits, keegi ei teadnud, kuidas see rünne võib edasi minna. Tol hetkel, kui olid esimesed tunnid sellest ründest, meil oli võimalus see salastada. Eesti esimesena otsustas avalikustada, ma ütleks 99,99% kõigest sellest, mis sellal toimus, mis pani Eesti tegelikult sellesse küberturva maailmas kaardile. ID-kaardi probleem samal ajal, vahetult pärast valimisi. Suur probleem, Eesti otsustas täpselt samamoodi. Kõik andmed avalikuks teha, seda menetleti avalikult ja nüüd jälle sellest menetlusest, kuidas seda kriisi lahendati, sai ka kriisi lahendamise mõnes mõttes õpiku näide sellisel suurel strateegilisel tasemel, et tegelikult iga selline ebaedu on tegelikult võimalus müüa veel kord seda usaldust, võimalus veel kord selgitada oma klientidele, et tegelikult me ei varja teie eest midagi. Et me peame seda seletama, et see hind, kui sa lähed varjama, on kordades kõrgem, see risk on kordades suurem kui see, kuidas sa seda varjad. Ja ma ütlen, et selles mõttes me oleme siin üritanud hästi palju sellised pingutusi teha ka koos Riiaga ja Riial on tegelikult üsna head mehhanismid, kuidas seda infot jagada. Eesti on jälle selles mõttes nagu suur esirinnas. Aga tuleme nüüd selle küberturvalisuse strateegia juurde, mis hetkel tegemisel on. Et Kert, see on vist 4. selline suurem strateegia riigi tasandil, on nii? Ja. Et miks meil on nüüd vaja seda uut strateegiat? Ei peamine küsimus kõigi nende strateegiatega on see, et see ohupilt ju muutub ajas. Samamoodi muutub see tehnoloogiline taristu, need tehnoloogilised võimalused. Kõige sellega me peame arvestama. Ehk see, mis oli võib-olla hea 5 aastat tagasi, ei ole 100% ulatuses seda enam täna, arvestades kõiki neid muutusi, arvestades seda uut geopoliitilist reaalsust, kus me leiame neid uusi ohustajaid, meie jaoks siis küberruumis seda kasvanud survet,
kui siis ka kõiki neid tehnoloogilisi võimalusi nii kaitses kui ründes. Aga kui sa peaks tooma välja nagu mingi 3 peamist muutust, et mis nüüd siis see strateegia kaasa toob, siis mis need on? No, peamine on see, et ta on oluliselt fokusseeritum just sellele, nendele oludele, kus me täna oleme, selle kaitsmaks nende uute tehnoloogiliste võimaluste ees. Fookus on kindlasti järelkasvul, et meil tuleks rohkem inimesi peale, kes valdkonnas tegutseks. Fookus on ühiskonna kerksusel, laiapindsel ennetusel, sellel, et me oleksime ka kriitiline taristu, oleks rohkem kaitstud ja valmis. Tõlgime selle kerksuse ka ära. Kerksus ongi siis selles kontekstis valmisolek, et see sama, millele Lauri viitas, et on olemas plaan, et arvestatakse selle võimalusega, et võib minna ka halvasti ja kui arvestatakse selle võimalusega, et siis on kas see olemas nii plaan, kui on ka see mingil ajahetkel läbi harjutatud. Ehk me teeme reaalseid, konkreetseid turva- ja läbistusteste hetkel meie kriitilise taristu ettevõtetele koostöös erasektoriga, saamaks aru, kus on nende need kitsaskohad ja et nad saaks sinna suunata aega, energiat ja ressursse, et neid parendada, jõudmaks ette nii-öelda küberpahalastest, kes siis kasutaks ära neid samu haavatavusi. Ja siis kindlasti tegeleme ka riigi keskse küberturbe pakkumisega peamiselt avalikule sektorile, hoida seda turvalisena, et see riik ja ühiskond toimida saaks ja see sama kriitiline taristu seal hulgas. Lauri, kuidas ITL ja erasektori vaatest on, et kas kirjutate alla nendele teemadele või on midagi puudu? Punkt 1, mis ma tahan öelda, on see, et tegelikult see protsess on olnud hea. Minul on see eelis, et ma saan ju võrrelda seda, mis toimub Eestis väga paljude teiste riikidega, nii Euroopas kui väljaspool Euroopat. Ma seda võin öelda ja kinnitada, et ITL-i kaasatus kõik võimalikesse selliste dokumentide väljatöötamisse on olnud väga hea. Et läbi selle protsessi see strateegia väljatöötamine, see on 4 strateegia, 5 katse, ütleme niimoodi. Et see on olnud tegelikult hea, osaliselt erasektori seisukohtadega arvestav, osaliselt mitte, see kõik on normaalne. Ega ITL-il on väga ettearvatavad positsioonid, mida me selles mõttes, et see ongi nagu, see teebki selles mõttes selle koostööga lihtsaks, et ega RIA tavaliselt teab, mida ITL ütleb ja ITL väga tihti teab, mida RIA ütleb, aga meil on võimalus tegelikult üksteist arvestades ja argumenteerides tegelikult jõuda ka sellistele kompromissidele. Mis on meie jaoks oluline? Punkt 1, eraettevõtetel on alati oluline see kõigepealt selliste üldiste väärtuste defineerimine selles strateegias. Et me peame alati väga oluliseks seda, et küberturvalisus ei ole just nimelt vahend mingite asjade ärakeelamiseks või piiramiseks või selleks, et see peab olema strateegiline eesmärk, et küberturvalisus on võimalus. See on ka riigil oluline, see on täpselt see, mida ma enne ütlesin. Küberturvalisus on tegelikult ka väga-väga oluline osa Eesti brändist, Eesti ekspordivõimest ja seetõttu me peaksime ka oma strateegias, miks mitte ka selle niimoodi defineerima. Kas see täna on seal nii? Ma arvan, et see isegi on. Ma arvan, et me võime olla julgemad seda defineerides ja ütleme, ITL on alati siin ja strateegia ole lõpuni ka vastu võetud, nii et tegelikult arutelud alles käivad. Aga meie tahame kindlasti öelda, et just nimelt selline küberturvalisus kui võimalus, küberturvalisus kui nagu pigem lubav asi või nähtus on see, mis on hästi oluline. Teine, mis on meie jaoks oluline, on loomulikult see, et kuidas on organiseeritud kõikvõimalike teenuste osutamine. Et me tajume seda trendi vaieldamatult, et kui riik muutub rikkamaks, tal tegelikult tekib raha juurde, maksulaekumised tõusevad, siis tekib ka see kiusatus, et aga miks me peame mingisuguseid teenuseid erasektorist ostma, et meil on endal väga head eksperdid, võib-olla paneksime mingid teenused sinna. See on täiesti normaalne, et selline mõte tekib. Ja võib-olla teinekord tekib ka see küsimus, et äkki erasektori ettevõtted, võib tekkida see tunne, et äkki üks või teine asi on kallim. Aga tegelikult me peame ütlema seda, et pikas perspektiivis on nagu turult teenuse ostmine, kui see on võimalik. Alati selles mõttes odavam, et ta tuleb alati kvaliteetsem ja vastupidavam. Ja nüüd ütleme see riigi poolt selle teenuse osutamine
mida tavaliselt võiks teha erasektor, peaks olema ülimalt erandlik. Et me tahame vaadata seda, et riik väga et ei hakkaks erasektoriga liiga palju konkureerima mingites valdkondades, muuhulgas küberturvalisus, ja et ka see oleks strateegiline element. Kas praegu seal on ikkagi midagi sees sellist, kus näed seda konkurentsi? Jälle ma ütlen, et meil on väga hea koostöö, nii et ma ei julge öelda, et see on sees. Et ma pigem loodan, et see ei ole sees. Ja me tegelikult oleme Riiaga sellest rääkinud, me oleme saanud ka seda tagasi, et mingisugused asjad, just nimelt näiteks nende teenuste osutamise osas on võib-olla nii-öelda teel välja eelnõust, et sellised asjad on olulised. Lisaks ütleme, meil on alati ka kõikvõimalikud spetsiifilised küsimused, ütleme, näiteks nii-öelda tarneahela teemades ja igasugustes muudes valdkonnas, aga jälle saame sellest eraldi rääkida, et mitte liiga spetsiifiliseks minna. Gert, kas siis riigi vaatest erasektor pakub piisavalt neid teenuseid, mida tegelikult riigi vaates on vaja? Ma võib-olla alustaks sellest, et ma viitaks, et ma nõustun sellega, et sellise strateegia puhul see kõige olulisem, ütleme, ma ei kasutaks sõna mure kohta, aga see keerukus just seisnebki alati sellest balansi leidmises, selles samas, et kus see tasakaalupunkt on, mida osutab siis erasektor, mida riik, mis siis nagu jookseb sellesse küsimusse sisse. Et Eesti turul on väga häid aktiivseid küberturvalisuse ettevõtteid, kes pakuvad väga häid teenuseid. Paljudel nendest on suurem osa turusegmenti tegelikult Eestist väljapoole, mis majanduse kontekstist on väga hea. Osa nendest on ka spetsiifilisemalt just Eesti turule. See palett on küllalt lai. Selle loetelu leiab sealt samast ITL-i kodulehelt ja see loetelu on oluline just kõigile nendele Eesti ettevõtetele, kes ei tegele otseselt küberiga. Riia vaatest on ülioluline, et pakutakse seda teenust erasektori poolt, sellepärast, et see meie niinimetatud korvpallimeeskonna pink on ainult nii pikk, nagu ta on. Ja CERT töötab triaaži põhimõtte alusel. See on midagi sarnast nagu EMO, et kui te olete kunagi kas ise või oma lapsega EMOs käinud, siis see kõik hakkab väga suure jooneliselt saabute sinna, seal on tuled, inimesed, värgid, saate kohe uksest tavaliselt sisse. On seal ka järjekord. Just ma kohe jõuan selleni, saate uksest sisse, regate ennast ära, siis öeldakse, palun võtke istet, me kutsume teid ja siis istute 6 tundi. Ja ainult üks lapsevanem võt kohale. Ja samamoodi tegelikult toimib ka CERT, et samal ajal, kui see üks Eesti ettevõte, kes on siis millega pihta saanud, tuleb võib-olla sisse oma murega, on võib-olla maas ka mõni väga oluline kriitiline taristu või mõni haigla või mõni muu asi ja loomulikult on sellel hetkel triaažis selle prioriteetsus suurem ja riigi need kübereksperdid CERT-ist tegelevad sellega. Nad jõuavad selle ettevõtteni ka, aga see ooteperiood on just see, mille saab nagu erasektori ettevõte, kes seda sarnast teenust osutab, ära katta. Et minu vastused on, et tuleb leida lihtsalt see täpne see tasakaalupunkt, et kuidas seda teha kõige paremal viisil. Ja ma lisan ühe asja siia veel, mis on erasektori eelis on ka see, et me oleme laias laastus nende teenuste osutamisel näinud ikkagi kõike, eriti kui sa oled eksportiv ettevõte. Et kui erasektori ettevõte osutab teenust, ütleme Eesti riigile, see lisaeelis on ka see, et me oleme osutamas seda teenust võib-olla, ma ei tea, Austriale, Saksamaale, Suurbritanniale ja nii edasi ja me õpime seda oma teenust paremaks tegema. Et kui mingi teenuse tegemine ehitatakse riigi asutuse sisse, siis riik ise ei saa eksporti liiga palju teha. Hoidku jumal, et see on teema ja teine on see, et erasektoris paraku on lihtsalt parem projekti juhtimise võib-olla selline traditsioon, võib-olla natuke lihtsalt rohkem inimesi kasutada, parem kvaliteedi kontroll, sest see kõik on ehitatud äriprotsesside sisse. Et näiteks kui ma ka siin vaatan, see ei puuduta küll küberturvalisust, aga ütleme siin mingid teisi riigi teenuseid ja ma vaatan, et kritiseeritakse seda, et nii-öelda selle konkreetse teenuse ülesehitamiseks oli näiteks tööl 5 inimest, kellest 3 olid tegelikult juhid ja siis 2 olid, ütleme, progejad, kui vaatame seda eksami teemat, siis kohutavalt vähe. See on kohutavalt õhuk, et kui korralik
programmeerimisettevõte seda teeks, et seal oleks ikkagi 10 inimesed tegelikult, kes on kaasatud erinevates protsessides, tagamaks, et need teenused tegelikult töötaksid. No vot, see järelkasvu teema tuleb siit ju ka väga hästi nagu esile, mida sa ise ka probleemina tõid, on ju. Et mis me sellega siis nüüd teeme? Et see pink on ikkagi, et see järjekord ei oleks nii pikk ja ei peaks seal päris 6 tundi passima EMO näit kasutades, aga mis me teeme selle järelkasvu probleemiga? Mina järelkasvu all, järelkasv on üks teema, mida uus küberturvalisuse strateegia käsitleb. See on üks teema, mida käsitleme pidevalt küberjulgeoleku nõukogus, konsultatsioonidel ITL-iga. See on teema, mis nõuab lahendust. Me ei ole selle probleemiga üksi. Seda ei ole suutnud ära lahendada ka ükski meie partnerriik. See on selline globaalne mure, et kuidas suunata rohkem inimesi selle valdkonnaga tegelema. Mida me teeme on, et proovime liikuda üha allapoole selle haridusastmega, kust me seda teemat nagu puudutama hakkame. Et lapsevanematena me kõik anname oma lastele kätte juba väga varasest tavaliselt esimesse klassi minnes, anname telefoni, tahvelarvuti, võib-olla ka laptopi ja kodus on siis veel lauaarvuti ja heal juhul näitame, kuidas see tööle käib ja kuidas panna, ma ei tea, PIN-kood. See on juba asi iseenesest, kui me sedagi teeme, aga üldiselt me kuidagi arvame, et nüüd koolis õpetaja talle siis nagu edasi räägib, mis teha. Jah, ülikoolides meil on need küberturbeprogrammid, toimivad edukalt, toodavad väga häid spetsialiste, aga see ongi see tasand, kus me praegu oleme ülikooli tasandil. Me peame tooma selle keskkooli tasandile, põhikooli tasandile ja veel varem. Et isikliku näitena eile käisin Tallinna Inglise kolledžis, kus oli nii-öelda kooli teaduslaat, 4. klassid ja seal siis oli vähemalt üks õpilane, kes osutus küll minu pojaks, oli teinud küberturvalisuse teemal siis ettekande uuringut, käinud intervjueerimas eksperte ja selgitas ja viis tegelikult ka oma klassikaaslaste ja paralleelklassikaaslastega läbi selle uuringu, et mida te üldse sellest teemast teate. Et me peaks tegelikult viljelema seda protsessi sellises noores eas üha rohkem, tekitama seda huvi lastes ja noortes. On sul mõni hea nagu selline nii-öelda mõte ka, kuidas seda huvi tegelikult tekitada? Mul on hea näide tegelikult võib-olla, et Eestis tegutseb ettevõte CTF Tech, mille üks asutajatest Karl-Erik Taukar on võtnud ka oma missiooniks tuua rohkem noori küberturvalisuse elukutse juurde. Korraldatakse iga aasta Tartus üritus nimega Cyber Battle of Estonia, mis on täna kasvanud Cyber Battle of Estonia, Latvia, Lithuania, Nordic, mis on jälle üks suuremaid noortele mõeldud küberturvalisuse võistlusi. Aga see võistlus ja sündmus ise ei ole niivõrd oluline kogu see eelprotsess, mis sinna käib. See toimub koolide põhiselt. See ettevõte, mida ka meie toetame, et me tahame ka panna oma raha sinna, kus meie suu on tegelikult, ütleme niimoodi. Ja seda võistlus toimub ka suures osas nii riigi, Tartu linna, Põhjamaade ministrite nõukogu, aga ka väga suure erasektori toetuses, muuhulgas Telia ja teised suured toetajad, kes meil seal on. Ja seal on eesmärk see, et teha see küberturvalisuse võistlus ja see protsess nii atraktiivseks. Ja siin me selles mõttes Karlile suur tänu, et üks on see, et me tahame leida ja jõuda nendeni, kes juba tunnevad huvi küberturvalisuse vastu. Aga tegelikult selle võistluse eesmärk on jõuda ka nendeni, kes veel ei tea, et nad on huvitatud küberturvalisuses. Et see võib olla, et see tegelikult on huvitav, et see pakub pinget ja selles mõttes kõigil soovitan seda jälgida. See on väga hea initsiatiiv, toimub jälle juba 5. aastat järjest. Ja jälle, me oleme leidnud väga palju inimesi, meie konkreetselt sellelt võistluselt palkame ka oma töötajaid näiteks. Tundub väga hea algatus. Ma ikkagi pean selle strateegiaga seoses küsima ära selle küsimuse, et see juhtots selle kirjutamisel on liikunud RIA kätte. Et üldiselt strateegiat kirjutatakse ministeeriumi ja poliitika kujundamise tasandil. Et kuidas sa seda kommenteerid, et kas nüüd on paremaks läinud? Ei, mina kommenteerin seda, et me loomulikult teeme seda koostöös ministeeriumiga, et RIA-l on väga tugevad eksperdid küberturvalisuses ja me reaalselt RIA küberturvalisuskeskus on hommikust õhtuni nii-öelda käsimasinas ja tegeleb nende teemadega. Seetõttu kindlasti meil on sinna palju panustada. Aga eile viimati kohtusime just MKM-i tiimiga ja arutasime need strateegia teemad üksi pulgi läbi. Ja see valmib RIA ja MKM-i koostöös ja meie RIA poolt loomulikult oleme väga tänulikud selle usalduse eest, mis meile on antud. Lauri,
keerame teema hoopis küberturvalisuse seaduse peale, et viimased mõni aasta tagasi võeti see vastu ja üks, mis sellega johtus, oli see, et subjektide ring, kes küberturvalisuse nõuetega kokku puutub, laienes olulisel määral. Kuidas sulle tundub, kas see, et kõigile pandi nagu ühe puuga, on tegelikult hea mõte? Me peame vaatama seda, et keda, et kes selle puuga paneb või et kui see puu tuleb, et kuidas, et mis siis tegelikult juhtub, et meie vaieldamatu probleem on selles, et täna küberründed on muutunud täiesti valimatuks. Gert rääkis ka seda tegelikult. Täna küberrünnakute tegemist ei otsusta suures osas enam inimene. Suures osas seda otsustab AI põhine skänner, kes leiab vulnerability ehk siis haavatavuse ja sinna ta ründab. Me ei ole täna näinud veel piisavalt tarka ründe, ütleme mingisugust skripti, kes suudab ise mööda ettevõtet ise ringi liikuda ja otsustada pärast seda, kui see haavatavus on leitud. See tuleb, see on ees. Aga täna küberrünnete see maastik on läinud oluliselt laiemaks, oluliselt mitte diskrimineerivamaks halvas mõttes, selles mõttes, et väga palju on neid sihtmärke tehtud, et ma saan sellest aru. Nüüd, mida me peame tegelikult vaatama, on see, et Euroopas toimub teine protsess, mis on NIS küberturvalisuse direktiivi vastuvõtmine. Ja nüüd see on veel eraldi protsess, mis tähendab, et neid küberturvalisuse eest vastutavaid ettevõtteid või küberturvalisuse kohustusega kokkupuutuvaid kohustusi või seaduse subjekti tekib veelgi juurde. Et loomulikult, jälle, siin on ITL hästi ette prognoositava seisukohaga, et me ei taha, et see toimub valimatult. Me tahaksime, et see toimuks rohkem läbimõeldud. Me tahaksime, et see oleks rohkem täpne. Me tahaksime rohkem diskussiooni, rohkem mõõdetud suhtumist. Et see on see, ütleme, üks pool sellest asjast. Teine pool on asjast sellest, et loomulikult erasektor peab olema rohkem teadlik sellest, et võib-olla ka väljaspool neid subjekte võib väga, väga valusaid rünnakuid tekkida. Ja mis on sellistes kohtades kõige rohkem puudu, on, et mis on meie kõige suurem mure. Meie kõige suurem mure on põhjalikud mõjuanalüüsid. Et me tegelikult täna kõikvõimalikus õigusloomes me ei tee liiga põhjalikke mõjuanalüüse. Seda me tahaksime. Ja me tegelikult, ma toon näiteks Austriast, hea näite, meid palgati. Austria küberturvalisuse seaduse vastuvõtmise eelselt selle eelnõu läbimänguks kogu Austria riigis. Mis tähendab seda, et Eesti ettevõte tegi seda Austriale. Me ei teinud seda Eestis. Meil on see sama stsenaarium, me võiksime selle läbi mängida. Nüüd, ja austrialaste mõte oli see, et enne kui me selle seaduse jõustame, me tahame teada, kuidas riigis kuidas see riigis tegelikult toimuma läheb. Sest mitte miski muu kui väga põhjalik eksperiment ei too välja sellest seaduse tekstist mingisuguseid vajakajäämisi. Näiteks, et kui palju tegelikult neid subjekte on või kui tõsised need ohud tegelikult on või kas meil on tegelikult ressursse või kommunikatsioonivaad, mis iganes. Ja mis tulemus oli see, et see on avalik referents, me võime sellest rääkida, me tegime selle koos Euroopa Kaitseagentuuriga, see oli aasta 2018. Austria avastas vist 13 või 14 sellist fundamentaalset viga selles seaduses, et mis takistab seda lihtsalt rakendamist. Mis juhtus oli see, et see seadus võeti nende parlamentist tagasi uueks muutmiseks, siis tehti seadusest parandused, võeti uuesti vastu ja tehti uus õppus, et nüüd juba seda olemasolevat jõustuvat seadust tutvustada kõikidele osapooltele. Aga see oli just nimelt õppus, mis toimus erasektori, munitsipaalasutuste, suurte kriitilise infraettevõtete ja siis ka tegelikult seal pankade ja teiste koostöös. Et see on selles mõttes parim praktika. Et miks need küsimused teinekord tekivad, on see, et me ei mängi piisavalt läbi, me ei tee liiga palju sellist stsenaariumi põhist mõjuanalüüsi. Ja samas väga palju kritiseeritakse seda, et tuleb uus seadus ja mõjuanalüüs tavaliselt ütleb, et see ei too kaasa täiendavaid kulutusi. Et see kaetakse riigieelarvest. Ja siis ma ütlen, et kui see ei too kaasa mitte midagi, siis miks me teeme seda seadust täpselt? Nii, Gert, aga ma küsiks, et kui palju te siis hindasite, et on põhjust, et see mingi lumekoristaja, perearstikeskuse suur infrastruktuuri ettevõtte näiteks, et nendele pannakse ühesugused küberturvalisuse nõuded. Kõigepealt, kas see on nii, ehk siis see kriitika sellisel moel on läbi käinud ja ma küsin, kas te siis hindasite piisavalt, et see on asjakohane ka?
Küsimus hea, esimese hooga lükkakski selle legendi ümber, et ühe puuga pannakse siis kõigile. Et esiteks sellel lumekoristajal ei ole neid tööstusautomaatikat ja industriaalsüsteeme, millele rakendada kaitsemeetmeid, mis võib-olla Elektrilevil või mõnel muul energeetika ettevõttel on. Seega ei saa öelda, et ta peab samu asju rakendama, kuna esiteks on see kaitsetarve küsimus, mida ta üldse kaitseb. Teiseks on tehtud juba neid nii Eesti infoturbestandardi need profiilid, mis siis puudutavad kas siis perearste või mingit muud konkreetset segmenti ja neid tuleb veel. See nädal läks üles. Mis see profiil nagu tähendab? Profiil tähendab seda, et ta arvestab just selle sektori, selle konkreetse ettevõtlusvormi eripärasid, et ta lihtsustab seda, et sa saad ühetaolisemalt läheneda nende riskide hindamisele, nendele meetmetele, mida rakendada ja vaadata üle. Ja siis on eraldi segment on siis need ettevõtted, kes ei ole senimaani midagi teinud. Et sellele mõeldes ka sellel nädalal panime üles just sellise nagu ABC versiooni sellest, et mis on need esimesed sammud, mida teha, et veidigi kergemalt magada. Aga need nõuded tulevad, nagu öeldud, Euroopa Liidu selle NIS2 direktiiviga. Et võib-olla üks asi, millele me siin viitaks on, et mis kütab kirgi on see subjektide ringi laienemine või ülevaatus. Mina kasutakski seda sõna ülevaatust selles mõttes, et kui me tegime toona esimese NIS1, mis tuli Euroopast ja küberturvalisuse seaduse, siis valiti välja mingisugune ring. Praegu on suurepärane võimalus üle vaadata ka see ring, mis toona valiti. Eesti ei teinud selles mõttes NIS1, me tegime justkui nagu NIS 1,5. Ehk meil see hüpe tegelikult, kui paljudel Euroopa riikidel on hetkel hüpe 200 subjektilt 4000, siis Eestil on see planeeritav hüpe suurusjärgus 3000, 3500 4000. Ehk see hüpe on väga väike. Vastupidi, me peame vaatama, kas selles esialgses 3500 on asju sees, mis ei peaks seal olema ja neid sealt välja võtma ja samas mõned juurde, et mis see saldo nagu lõpuks jääb. See keskustelu käib siin samas majas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, hulk juriste sellega ragistab pead hetkel, et kuidas see kõige optimaalt koostöös siis küberturbe ekspertidega, koostöös ITL-iga, et kõik need arutelud ja keskustelud käivad, aga oktoobriks peab mingisugune selgus olema, kuna üle Euroopa see NIS2 kehtima hakkab, siseriiklikult seda rakendama peab. Seega see on hetkel selline põletav kuum teema küberturbe maastikul. Üks hästi suur murekoht on siis ülevõtmise ja rakendamise tempo, et millest me kindlasti peaksime rääkima ka veel eraldi on see, et ütleme, see konkreetne NIS2 ülevõtmise tempo nüüd võib-olla liiga hea ei ole, et seda on paar korda edasi lükatud. Ja nüüd, mis on erasektori probleem, on see, et kui ta hakkab kehtima liiga äkki ja seal ei tule seda piisavat üleminekuperioodi, siis see on väga, väga halb. Ühesõnaga, et millise matemaatika me võiksime teha? Me võiksime võtta selle, mis oli esialgne riigi poolt NIS-i ülevõtmise tähtaeg. Nüüd, kui see läheb natuke üle, siis me peame võtma selle oktoobri jõustumise tähtaja ja sinna juurde liitma selle üleminekuperioodi, mis kulus riigil täiendavalt. Et meie saame seda aru, et riigil kulub täiendavalt aega. Need ongi keerulised diskussioonid. Samas toimub igasuguseid muid asju. See on okei. Kui riik võtab rohkem aega, ütleme, mingi direktiivi rakendamiseks, seaduse vastuvõtmiseks, menetlemiseks, see on fine. Aga see tähendab seda, et see lisaaeg ei tohi nüüd tulla ortodokselt selle kuupäeva järgi, mida Euroopa Liit ütleb ka kõigile erasektoritele. Et meile jääb see meie rakendusaeg jääb järjest lühemaks. Et see peab samamoodi edasi lihkuma ja siis vajadusel, kui seal on ütleme, mingid trahvikohustused, mingisugused muud kohustused, siis riik peab selle enda kanda võtma. Et see on ütleme, selline ajastuse küsimus ja jälle ja selle NIS2-ga jälle, mis on ITL-is ka ettepanek, mis on nüüd läbi käinud, on see, et me väga tahaksime ja loodame, et kas selle seaduse eelnõuga pärast enne isegi parem, me teeksime riigiga koos ühe läbimängu. Et ITL on valmis tegelikult seda korraldama. Et sellise suure era- ja riigisektori ühise läbimängu NIS2 ülevõtmise stsenaariumi põhiselt, et ma ei nimetaks seda õppuseks, aga just selliseks strateegiliseks diskussiooniks, eesmärgiga avastada neid kohti, mida me võib-olla, mille peale me ei tule, kui me komisjonides ja nõupidamiste ruumides arutame ühte või teist seaduse paragrahvi, sellepärast et praktikas on meil,
päris palju, ütleme, sellised praktilisi küsimusi, mis sellises õppuse stsenaariumis tuleb välja. Juhatuse liikme ametist kõrvaldamine näiteks. Et kuidas me seda praktiliselt teeme, me peame selle läbi mängima. Millised on protseduurid, kas NIS kahe need subjektiks olevad ettevõtted üldse teavad, et selline võimalus on üleüldse olemas. Mis siis juhtub börsiettevõtete kontekstis, mis juhtub Eestis rahvusvaheliste börsiettevõtete filiaalidega, ja nii edasi, et need küsimusi on tegelikult hästi palju ja kõige parem on ja üldse sellist koostööõhustikku kõige parem on teha sellises ühises läbimängus, et see on selline teamwork. Nii, Gert, kas tuleb läbimäng? Väga hea küsimus. Mina võtan kindlasti need ettepanekud siin kaasa ja arutan seda siin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis protsessi vedavate inimestega, et see on mõttetalg vähemalt sellel teemal ITL-iga maha istuda, need mured adresseerida on äärmiselt oluline. Seda peaks kindlasti tegema. Nii, aga vaatame korra lõpus tulevikku ka. Et ma ootaks sinult, Gert, musta stsenaariumit ja siis Lauri, sinult sellist ideaalstsenaariumit. Kui me vaatame alati on hea küsida erasektorit ideaali ja riigil musta stsenaariumit. Et kui sa nüüd vaatad circa 10 aastat ette, et mis on siis selles mõttes tõesti selline parim stsenaarium, mis meie kübervaldkonnas võiks juhtuda, mis Eestis on olemas ja teistmoodi, arvestades tulevikutehnoloogiat ja kõike sellist? Sa küsid nüüd musta stsenaariumit või seda paremat stsenaariumit? Ma küsin sinult musta stsenaariumit. Selge. Must stsenaarium juba kestab või on alanud, et kui me vaatan seda statistikat, et möödunud aastal oli 25% mõjuga intsidente rohkem kui aastal 2022, siis praegu ei ole kahjuks ühtegi alust arvata, et see surve langeks või väheneks. Need samad masintõlke algoritmid on muutnud, kui me muidu saime selle mingisuguse niinimetatud Nigeeria petukirja, me saime aru, et see on vigases emakeeles, seal on muud vead sees ja see oli kergelt mõistetav. Siis nüüd on need rünnakud läinud justkui nagu teenuseks ja see kõikide nende uute vahenditega näeb üha autentsem, ehedam välja ja see oht, et meie nii ettevõtjad kui eraisikud kui riigiametnikud langevad sellise rünnaku ohvriks, on üha suurem. Kas digitiigel on tohutus küberohus? Ma nii seda ei ütleks. Ma ütleks, et see on miski, mida peab teadvustama ja tegelema ja sellega saab tegeleda ise eraisikuna, sellega saab tegeleda riik ja sellega saab tegeleda ka ettevõtted pakkudes seda nagu teenusena. Ja me peamegi sellega arvestama, see sama andmed on kuld või andmed on nafta ja kaitsma seda ja võtma selle süsteemselt sellele lähenema. Et see on nagu laevades on peale Titanicu uppumist päästepaadid, päästevestid arvestatud kõigile reisijatele. Kas te olete nüüd päriselt seda endale kunagi kaela pannud seda vesti või proovinud, kas see päästepaat sind kannab? Pigem mitte, aga vähemalt me teame, et see on seal, see võimalus on olemas, on plaan. Et kõige olulisem ongi selle musta stsenaariumi ennetamiseks panna paika see konkreetne plaan, et mida me saame teha ja seda riik ja erasektor koostöös hetkel nende protsessidega teevadki. Nii, Lauri, maalime nüüd ilusa pildi ka lõpuks. No jumalalt, kogu minu äri põhineb sellele, et ma töötan mustade stsenaariumitega. No väga hea siis, korraks saab teistpidi mõelda. See on väga huvitav väljakutse, et aga ma tegelikult ütlen ka seda, et tõesti, et me teeme selliseid erinevaid stsenaariumeid erinevateks õppusteks üle maailma. Ja minu probleem täna, kui ma istun meie töögruppides, kes töötavad neid stsenaariumid välja, ma just tulen ühest, me teeme ühte järjekordset õppust, on see, et ma ei suuda mitte midagi õudsemat välja mõelda kui see, mis juba toimub. Et väga raske on mõelda, et mis siis veel on kaablid, tõmmatakse ankruga puruks, kusagil on sõda. Et mingisuguseid kriitilisi infrastruktuuri ettevõtteid pommitatakse rakettidega, et mida sinna juurde veel vaja on. Aga tegelikult, et kui mõelda positiivselt, siis tegelikult me peame lahendama sellised järgmised väljakutsed. Punkt 1, kus asub Eesti? Võib-olla 10 aasta pärast Eesti on liikunud veel 2 kohta edasi selles küberturvalisuse indeksis. Loodame, et see niimoodi juhtub. Õnneks on ainult 2 kohta. Õnneks 2 kohta on veel järel ka, aga tegelikult see oleks väga hea, see on kohutavalt oluline. Kui me suudame jätkata selle mõtteviisiga, mida me oleme alates aastast seal 2000, tegelikult isegi 91, 92, 95, kui meil oli Euroopa Liidu liitumine, viisavabaduse läbirääkimised sellised, et kui me suudame endast seda mõtteviisi kanda, et me tahamegi olla parimad. Ja kui me strateegias ja kui me julgeme seda,
siis tegelikult see on väga-väga suur edupant. Teine suur väljakutse on kõik, mis on seotud tehisintellektiga, tehisaruga. Et kui me suudame täna implementeerida, rakendada sellised programmid oma hariduses, mis julgustavad väga noori inimesi tegelema tehisaruga, kasutama neid võimalusi targalt, siis kui me suudame investeerida ka nendesse valdkondadesse, siis jälle meil on võimalus tegelikult jälle sinna seda 2 kohta edasi liikuda. Tehisaru saab olema suur väljakutse. Tehisaru ei ole väljakutse mitte niivõrd sellepärast, et väga palju privaatseid andmeid võib lekkida, või et ta teab liiga palju. Tehisaru hakkab tegema otsuseid. Otsuseid hakatakse tegema mitte ainult positiivses mõttes, vaid negatiivses mõttes. Tehisaru hakkab just ja me peame suutma üles ehitama sellise süsteemi, mis julgeb teha väga kiireid otsuseid. Ja kolmas võtaksin siis erasektori poole pealt, et loodame, et erasektor on ikkagi turvaline, et see Eesti ettevõtte maine selles osas, et ta on turvaline, et ta on usaldusväärne, et ta on hästi kaitstud, sest kõik see, mis on seotud andmetega, kõik see, mis on seotud online teenustega, see läheb ainult suuremaks. Et see kaubamärk ka Eesti ettevõtetel jätkub, siis ma arvan, et meil on kõik hästi. Ma ei saa minna siit ära mainimata küberkiirendi projekti, mida siis Lauri Tankleri osakond Riias veab. Esimesed 7 ettevõtted käisid sellest läbi, järgmine sats 8 tükki on selles hetkel. Seal on reaalne rahaline toetus, osaliselt Euroopa Liidu, osaliselt riigi rahastusega, 60 000 eurot per ettevõtte, et nad saaksid küberturvalisemaks või siis, et nad alustaksid tegevust selles valdkonnas. Et see ei ole päris nii, et me ainult ootame, vaid tegelikult riik panustab sellesse reaalselt rahaliselt, et seda segmenti tuleks rohkem tegijaid katma. Suurepärane, et nende heade mõtetega me tänase saatega lõpetame. Aitäh, et te kaasa mõtlesite. Mõtteviis on kõige alus. Kohtume siis juba kuu aja pärast juba uute inimeste ja uute teemadega. Aitäh ja kohtumiseni!